Kui te praegu vaatate seda slaidi ja võib-olla mõtlete, et mis siin küll valesti läks, kas tehnikaga on midagi valesti või mina ei oska kirjutada, ei oska üldse suurtähti kasutada, kuidagi palju tühikuid on ka igal pool, siis tegelikkuses sellel kõigel on põhjus olemas. Nimelt oli juba see esimene slaid, viide võib lausa öelda, et selle suve laste ja noorte digikultuuris kõige mõjuvõimsamale siis trendile, Brat Summer. Ehk siis otsetõlkes Brat suvi, sest et seda sõna Brat ei olegi võimalik tegelikkuses selles kontekstis eesti keelde tõlkida. Ja just nimelt seesama selline udune stiil, sama kirja font, roheline, valge, must värvus, see kõik käib Brat suvega kaasas. Mis asi see Brat suvi on? Brat suvi on põhimõtteliselt siis selline mull, mis tekkis korraga ümber Briti päritolu laulja ja laulukirjutaja Charli XCXi uue stuudioalbumi ümber. Stuudioalbumi nimi, üllatus, on Brat. Ja see on selline alternatiivpopi album, sai väga populaarseks nii tema enda fännide seas kui ka laiema publiku seas. Küll aga lisaks sellele, et see album ja see muusika sai populaarseks, sai üpris palju tähelepanu ka terve selle albumi turundus. Selle stiil, just nimelt selline minimalistlik, roheline, udune kujundus ja kogu selline diskursus, mis selle albumiga siis kaasas käis. Ehk siis ka Eesti ajakirjanduses on näiteks kirjutatud Brat suvest ja kirjeldatud seda kui sellisest räpasest noorte trendist, mis siis märkis vaba ja sellist meelelahutuslikku meeleolu. Ka Delfi ametlikus TikToki kontos on täiesti Brat suvest räägitud ja küsitud inimestelt, et milline on nende Brat suvi olnud. Aga väga õigustatud on praegu teie kõigi, ma ei tea, kas kõigi küsimus, aga kui teil on küsimus, et miks see Brat meid huvitab, siis see on vägagi õigustatud küsimus. Lisaks sellele, et Brati kujundus ja kogu selline maine läks kasutusse nii erinevate firmade, ettevõtete, sotsiaalmeediakanalite, erinevate ühesõnaga avaliku kommunikatsiooniga asutuste kommunikatsioonis just nimelt ja turunduses, siis lisaks sellele on Brat ka üks väga hea ja mõjukas näide sellest, kuidas laste ja noorte digikultuuris levinud trendid juurduvad erinevatesse elusfääridesse. Kõige võib-olla märkimisväärsem näide sellest on siis see, kuidas Brati kujundust hakkas ära kasutama USA praegune asepresident ja ka presidendikandidaat Kamala Harris ja tema ametlik presidendi kandidatuuri siis sotsiaalmeedia kanalid kõik hakkasid kasutama just nimelt Brati kujundust. Ja miks see on väga märkimisväärne seejuures on see, et statistika näitab, et USAs moodustab Z-põlvkond ehk siis umbes selline 1997 kuni 2012 sündinud inimesed moodustavad valijaskonnast 40 miljonist inimesest koosneva siis osa. Nii et kui turundusega lähenetakse just nimelt sellele põlvkonnale, siis tõenäoliselt loodetakse ka valimistulemustes häid tulemusi näha. Nii et, kui see olukord on teile tuttav, siis see on täiesti tavaline. Keegi noorema põlvkonna esindaja, näiteks mõne teie õpilane, võib tulla teie juurde ja öelda, et miski on ju Instagramis või TikTokis või üleüldiselt sotsiaalmeedias väga levinud ja teie ütlete, et te ei ole seda näinud ja ei tea täpselt, mis on tavaline ja see on normaalne. Aga nüüd teil on kõigil võimalus minna laste ja noorte digikultuuri.
Teil on kõigil laual 1 või 2 ümbriku ja 2 lehte. Te võite ennast jaotada enam-vähem laudkonniti 2 rühma, et kõik saaksid ülesandes osaleda. Ja nüüd sinna suuremale lehele saate kinnitada, või lihtsalt kinnitamiseks teil otseselt vahendeid ei ole, küll aga saate trendide kirjelduste juurde panna pildid, mis selle trendiga siis kokku lähevad. Ja need on trendid, mis on just viimastel kuudel sotsiaalmeedias levinud. Aega on teil selleks umbes 10 minutit.